üksteisele sellest. Te täitsa ei varja, nii et vaata, see on palju parem. Kuulake mind ikka. Suur rõõm on teid täna näha siin Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja mõne hetke pärast ka meie armsas Viimsi rannarahva muuseumis. Meie koguduse kodulehel on üks ilus lause kirjas: kirik täis valgust ja rõõmu. Nii see on. Ma usun, et sellest valgusest ja rõõmust ka pimedal õhtul saame üheskoos osa. Mul on väga hea meel, et meie keskel on kunstnik Anu Raud oma suurepärase näitusega, mille pealkirjaks on lõpik. Üks ilus murdekeelne sõna, mõned võib-olla ei tea, mis sõna on lõpik, aga paljud teavad. Ja see ei ole lihtsalt niisama sõna, vaid tähendab väga konkreetset, väga tähtsat, pidulikku ja rõõmsat hetke inimese elus. No näiteks kartulivõtu lõpik. Näiteks heinapeo lõpik. Midagi sellist, kus me saame öelda, et me oleme midagi teinud. Midagi on möödas, nüüd võime pere ja sõbrad, võib-olla naabritki enda poole kutsuda ja ühiselt lõpikut pidada. Natuke nagu tänupüha, aga samas meie kaasaegses kontekstis võib-olla paljudele on hoopis tuttavam sõna pankrot, kui see ei ole lõpik. Selle näituse suhtes kindlasti mitte. Anu vaatab koos meiega tagasi eelkõige viimasele paarile aastale läbi vaipade küll kogu oma loominguperioodile, kuid just alates Anu juubelist on toimunud üks imeline aeg, väga sisutihe Anu jaoks, kus Eesti rahvas ja mitte ainult eestlased, vaid ka soomlased on täpselt mõistnud ja aru saanud, et Anu Raud on Eesti rahva omanud. See teeb rõõmu, aga Anule muidugi palju tööd ja kohustusi, nii et paari aasta jooksul on olnud üle 17 isiknäituse. Enamus Eestis, olgu Saaremaal, Hiiumaal, Jõgevamaal või Kihnumaal, igal pool on Anut oodatud. Nüüd siis üle pika aja on Anu vaibad koondunud siia nagu tähed Viimsisse, andma oma viimast etendust, enne kui nad saavad tagasi minna oma kodudesse. Paljudel Anu vaipadel on oma pesad, oma pesakastid, omad peremehed, olgu Eesti Rahva Muuseumi, Tarbekunsti ja Disainimuuseumi või paljude eraomanike, erakogude näol. Nõnda, et on täiesti imeline hetk, kui me saame siin Viimsi kirikus ja Rannarahva muuseumis näha neid veel sellisena ühise perena, ühise linnuteena koos. Armsad kirikulised ja näituse külastajad. See vaib näituse nimi Lõpik, sellest on mul tõepoolest hea meel. Erk ütles küll 17 näitust, aga tegelikult 14
enam-vähem 1,5 aasta jooksul ja te võite seda ette kujutada, mida see tähendab. Koostada, pakkida, sõita, avada, tagasi tuua, mõnele vaip tagasi viia, välja vahetada, kes liiga kaua on juba ilma oma vaibata olnud ja mõnele teiselt jälle tuua. Ja see on nii läinud, algas suure näitusega kunstihoones ja see on siis nüüd Viimsi viimane nimega Lõpik. Mul Heimtali muuseumis on just tore üks väike minu isa kirjutatud kiri, kus ta kutsub heinateo lõpikule naabreid. Ja seal talu dokumentide ja kirjade hulgas olen ma ikka märganud neid töölõpiku kutseid, et tulge. Ja mida see siis tähendas? Tähendas rõõmu ühest tehtud tööst, tähendas tänamist, nende inimeste tänamist, kes aitasid seda tööd teha. Tihtipeale olidki talgud või keegi töödel abiks ja puhkust paremat sööki-jooki peale selle suure töö. Alustaksingi tänamisest ja kuna on hingede aeg, siis ma tuletaksin kõige pealt meelde oma õpetajat Marja Adamsoni ja teisi, kes on siis teises ilmas, me teame, see teine ilm, et nad on nii palju õpetust andnud, et on andnud siis võimaluse tööd ja leiba nii meeldivalt ja toredasti saada. Minu emakene läks teise ilma umbes aasta tagasi ja tema viimased tööd olid, ta tõlkis keldipalveid ja süvenes just nendesse maimulikesse tekstidesse. Toredasti naljaga pooleks veel ütles, et ei ma suurt romaani küll ei hakka tegema, et suurem poole pealt ära, mis siis saab, aga need väikseid kilde ikka, et saab parasjagu valmis ja nii oligi. Ja siis oli mul üks vaibakavand, niisugune puhtalt võib-olla kirikuvaib, nüüd ta sai nime Isse Ristike. Ja minul endal oli see mõte, et kui palju on see risti löödu ja rist mõjutanud maailma. Et nii palju on mõjutanud, et ristipuud on ka kooldunud ja risti ülemisel haaral on pea isegi rinnal. Ja siis minu tahtmine oli mäletada seda, et ometi enam ristil ju kedagi ei ole, aga need verevad valujäljed oleksid südames ja käte ja jalgade kohal ja kibuvitsa kroongi peas. Et niisugust vaipa ma teha tahtsin ja siis tegin, kus need siis valguse vihud taga jooksevad nagu maailmavalgus. Emale see mõte meeldis ja siis me proovisime toredate kudujatega ja Merikese Reitaga tegime seda vaipa ja ta sai valmis ja on esimest korda selle vaipa esietendus on siis siin. Ja siis minu 96-aastane ristiema, kes minu juures oli, vaatas ja ütles, et kuule, kas ma saan ikka aru, et kas need väiksed punased on ikka, see on veri. Ma ütlesin, et jah, saad küll, on küll veri, et no siis ma päris totu ei ole veel. See oli niisugune armas koht ja ma just tahtsin seda meelde tuletada. Tänada on mul väga-väga paljusid ja siis niisuguse umbkaudse kokku lugemise kohta see tuli tohutu arv. Nende 14 näitusel on käinud rohkem kui 20 000 inimest. Ma tänan neid 20 000 inimest ja nende silmapaare, kes siis käisid lugemas minu värve ja mustreid nende vaipade pealt. Ja siis kõiki teisi, kes mu eluteele on sattunud ja mind aidanud iseeneseks saada ja jääda ja õpetanud ja kellega ma kohtunud olen. Ja selge see, et kõiki neid töid üleüldse üksinda pole saanud teha. Isegi siis, kui ise mõnda tööd kõvasti teed ja on tore, kui keegi sul majapidamist aitab teha ja kõike korraldada, rääkimata minu armsatest kudujatest, sõpradest, õpilastest, kellest mul nii hea meel on, kogu sellest talust. Et nii. Ja siin nende vaipade puhul see Isse Ristike, vahel ma kirjutan
tekstid juurde. Ma veel ei tea, kas see on lõplik, aga mul äkki tuli meelde, kui mina laps olin, kui palju öeldi issa Ristike. Minu laps ja oi, issa Ristike, mis see Anu jälle teinud on ja hästi palju öeldi seda. Siis niisugune on see, et issa Ristike ütles mu ema, issa Ristike ütles mu isa, issa Ristike ütleb mu risti ema, issa Ristike ütles veel üks mees, naine ning laps, issa Ristike ütlevad paljud, mõned ütlevad, et nad ei usu, aga ütlevad ikka issa Ristike igaks juhuks.
head näituse avamisele tulnud. Lubage Viimsi vallavalitsuse poolt tänada Anu teid ja tänada ka siit ja sealtpoolt Uulitsalt siis pärit näituse korraldajaid, kuraatoreid ehk siis Siitmaja rahvast, Viimsi Püha Jakobi kiriku rahvast ja Rannarahva muuseumi rahvast, kuhu me kõik kohe ka varsti edasi suundume. Et selle näituse kutse peal oli kirjas, et need vaibad on nagu ka sümboolselt ja ka otseselt rännanud mööda laia ilma ja nüüd kokku saanud ja täna siin koos. Et iga aeg on eriline, aga kindlasti ju inimeste jaoks on see aasta lõppu, see advendi ja jõuluaeg ju ka väga eriline aeg ja see on ju tihti ka see aeg, kus pere üldse taas vähemalt korraks kokku saab ja nii-öelda koju tuleb. Et sellepärast on kuidagi sümboolne see kokkusaamine ja koju tuleku mõttega selle näitusega seoses. Sest ma saan aru, et pärast seda näitust need vaibad lähevad omakorda oma päris kodudesse ja võib-olla enam niimoodi kokku ei saagi. Et sellepärast on ka sellel selline eriline tähendus. Aga me soovime kõigile, kes ju siin uue aasta alguseni saavad seda näitust nautida, ilusaid näituse elamusi ja ilusat aastalõpu aega kõigile. Suur tänu, Anu! Tänan kunstikooli poolt Anu Rauda, siit kirikut, Rannarahva muuseumit, Erki Juhandit selle suurepärase võimaluse eest saada selline kogemus, osaleda siis oma väikeste aialipikestega siin näitusel. Peaaegu samamoodi natuke siit edasi minna lasteaia poole, siis selle lasteaia värava juures on ka alati need igasugused üksikud käpikud niimoodi ootamas oma peremehi. Loomulikult see teema ise, Anu Raua nimi ise juba kuidagi paneb mõtlema ajas tagasi, mõtlema oma juurtele. Kuidagi ei saa seda tööd ilma selleta teha, et kus me pärit oleme, et mitte ära kaotada ennast selles tohutu suures globaliseeruvas maailmas. Ja see on niisugune eriti enne jõule ilmselt niisugune väga tänuväärne hetk ja võimalus, et tunda ennast kuuluvana kuhugi. Ja hea tunne on olla üks väike muster ka selles Anu suures mustrireas. Tervitame muuseumis siin teid sellel lõpikul. Ja täna ma korra mõtlesin selle peale, et me ausõna ei ole teinud seda meelega, et me alustame oma aastat hõbedaga ja lõpetame rauaga. Et see on kuidagi nii tore. Ja siis ma mõtlesin veel selle peale, et kui Ameerikas tehti seda filmi, et muuseumis öösel ärkavad krokodillid ja dinosaurused ellu, et kujutage ette, mis siin öösel sünnib.
siin on kõrvuti need mustrid, see maagia ja siin kõrvalsaalis on Lennart Meri ja tema tööd ja tema mõtted. Nii et fantaasia võib olla täiesti piiritu ja ma arvan, et õhtustel aegadel on siin kindlasti huvitav hulkuda. Aga üks hästi oluline, võib-olla on oluline öelda seda, et siin Viimsis, siin natukene Tallinna külje all on ikka armastatud kogu aeg tudumas käia. Ja võib-olla vähe teataksegi sellest, et ka siin enda ümber on hästi palju toredat tasapisi juurde tekkinud. Ja nüüd mulle tundub, et varsti enam ei olegi vaja minna linna ei seda kõrget kultuuri nautima, ei kontserdile ega näitusele, sest tegelikult kogu Eesti paremik tuuakse juba täna siia koju kätte. Aitäh, Anu! Suur aitäh! Meie oleme väga uhked, et sa siin majas oled. Ja ma tahaks ühe asja, mis on hästi oluline ka öelda, et nagu nendel kaunistel vaipadel on tegelikult ju sõnumid sellest elu mitmekülgsusest, et nad ju räägivad meile kõik natukene selliseid igavikulisi teemasid. Ja siis te tulete siia majja, kus on selline igapäev ja lihtsus ja võib-olla natukene selline maisem kõik, et see on ka selline tore põimumise koht, et me oleme suutnud selle sama nendelt vaipadelt üle kanda siia meie majadesse ja mis on väga oluline, et seda kõike ühendavad need jube toredad käpikute aiad, mis on nende tüdrukute ja nende paljude teiste kaaslaste poolt tehtud. See oli toosama kurikuulus kunstihoone näitus, kus ma käisin seda näitust, või nüüd vaipu vaatamas. Ja enne seda ma olin käinud Marimekko näitust vaatamas, samal päeval. Ja see kõik, see värv ja see need krutskid ja see kõik, mis selle sees oli, see oli nagu tõeline vitamiinilaks lihtsalt. Ja ma ei oleks elus osanud arvata, et mul kunagi õnnestub selle purgiga ise mängida. Ma saan ise sinna näpud sisse pista ja ma saan ise olla selle kõige keskel. Nii et aitäh, Erki, et sa selle võimaluse mulle andsid ja aitäh, Anu, et ma sain sinuga koos töötada. Ma ütleksin kõigepealt nendele käpikumaalijatele lastele väga suur aitäh ja jutustan loo, kuidas see kõik sai ja see kunstihoone näitus, kus oli väga suur käpikuaed üleval, sai nii, et Ene-Liis Semper tegi suurepärase näituse kujunduse, aga selle käpiku aia idee sai ta sellest, et ta vaatas minu fotosid ja ükskord ma pidasin oma üliõpilastele kindlamustri tundi nii, et läksin aeda ja panin kõikidele aialippidele käpikud kätte või käpikud siis vardasse ja kõndisime ja vaatasime siis ja rääkisime nendest mustritest. Ja see Ene-Liisile see mõte nii meeldis ja me ajasime tulihingeliselt taga seda vana aeda ja ma ütlen teile suur aitäh, aga kui ma täna nägin neid, siis mul tekkis niisugune tunne, et äkki Eestimaal lähevad sellised aiad moodi ja kõik terve Eesti on selliseid käpikaed on täis, inimesed hakkavad ehitama endale maevud, teevad aiad ümber ja hakkavad kõik käpikud maalima, see on täiesti võimalik. Aga siin on vanemad mitte väga vanad vaibad ka, seal on üks niisugune vaip tuli, no tuli on väga tore, see on soe ja värviline kududa ja see iga päev asub bussijaamas seal ametiruumides. Nii et väga tore on, et see on Viljandi bussijaama omandus see vaip ja nüüd on ta siin näitusel. Siin selja taga on üks niisugune vaip, mille nimi on Pühakoda. See küll selle mõttega, et see on selline metspühakoda. Eestlase jaoks tihti on pühakoda ka mets, kuhu ta läheb rahu ja hingekosutust saama. No aga kui pühakoda, siis üks kuusk on ikka torniks kasvanud ja see terve mets on rahvariides, et niisugune tõesti pühalik ja ilus oleks. Siin on lihtsalt vanemaid vaipu, aga kuna pühakoja taustal üks üllatav uudisasi oli see, et Jaan Tammsalu tegi omi vaimulike
vaimulikud mõtisklused, aga ta võttis minu kampa ja alguses olid minu mõtisklused need vaibad, aga kuna mul mõned tekstid ka olid sellised, mis siia haakusid ja sobisid, siis ta pani need minu tekstid ka siia ja sai selline ühisraamat. Aga võib-olla ka sellest, et emal see viimane töö oli just need keldipalvete tõlkimine ja ma mõtlesin, et kui ma siin juba raamatu niisugune kaasosaline olen, ise ma olen Paistu kihelkonnast, siis ma ka kirjutasin ühe palve. Ja see on Paistu palve. Ma palun, ma palun, ma palun. Muuda kõik koledus iluks. Päikese lõõsk jahedaks viluks. Pimedus valguseks, lõpud alguseks, argus julguseks, rumalus tarkuseks, laiskus virkuseks, hoorus vooruseks, tuimus kirkuseks, kinnisus siiruseks, leigus kireks, üksikud üheks pereks ja et kõik jaaniussid läheks taeva laotuste säravaks täheks.